kärbes. Esimene peatükk. On keegi siin? Küsis Lutvei, kui ta kella 11 paiku esimest korda asemel virgus. Et vastust ei tulnud, siis naeratas üliõpilane oma küsimuse üle, pööras teise külje ja mõtles uuesti uinuda. Aga ta ei saanud ega saanud tundmusest lahti, et keegi peab toas olema. Ja ta kordas endist küsimust juurde lisades. Oled ehk sina, Dixi? Nüüd kostis tasane naerukõhin. Ah, sind, võrukael. Mina tunnen, et õhk pole puhas, aga vastust ei tule. Mina tunnen ka, et õhk pole puhas, vastas naisterahva hääl. Kus sa oled jälle olnud? Tuba nagu õllekelder. Kas tõesti? Ei, ma ise tunne midagi. Pea ainult on pisut haige. Lähed raisku, arvad sa? Muidugi arvan. Eksid, ma polnud ju sugugi nii purjus. Kus see õlleais siis tuppa on saanud? Ei tea, vist riietest. Istusime ju kaua. Jälle Kulnoga. Oli ka teisi, aga mina jäin muidugi tema pärast. Ei saanud tast lahti. Räägib teine vähe, heidab tühja nalja, aga ikka on tundmus, nagu peaks midagi tulema. Oli tema ka purjus. Tema ei joend kunagi purju. Ma teen ju niisama. Istun ja vaatan, kuidas teised joovad. Kuulan nende rumalusi. Ja rüüpad ise kaasa, eks? Ainult veidi. Soovi veidi. Aga ukse olid jällegi lahti jätnud. Pärani. Ainult lukust. Siis ma pidin küll päris kaine olema. Vargad võivad sisse tulla. Võivad küll, kui nad nii lollid on. Siit pole ju midagi võtta. Varastavad su enese. Mind valvavad kaitseinglid. Pealegi ma pole ju 3 kopikatki väärt. Aga tule õige siia. Pole aega. Tule nüüd. Ütlesin, pole aega. Mis sa teed? Parandan su... Tean, rääkis Lutvei vahele. Nad olid arude vahelt lõhki. Ka kuub närutab. Soo, vaata kurja. Oled juba ammugi siin. Umbes tund. Ja aina nõelud. Aina. Kus sa lappi said? Lõhkusin kõige vanemad ära. Aga need ei hakka ju vanadega kokku. Mitte hästi, aga küllap käib. Lapp ei paista kuu alt välja. Oled sina küll kuldne hing. Tule siia. Ma suudlen sind selle eest. Ära. Sample complete. Ready to continue?